nali on ju nüüd selles, et mitmenda korda me püüame podcasti teha. Kes neid kordi siis nii täpselt ikka loeb? Sa vist nägid mu näost, et kui me uksest sisse tulime, ma nägin, et elu 50+, mu esimene reaktsioon oli appi. Ka sotsiaalne elu ei ole 50+ inimestel meil Eestis väga sükene. Ikkagi on jälle mingit sükest. Ma mäletan, ma käisin paar aastat tagasi ööklubis ja ma mõtlesime lasteaia peole tulnud, vabandus, ma ei taha kedagi solvata. Sõpradega kuskil, kui keegi ütles, et mis meie nüüd, et me oleme siin vanad inimesed, mina ütlesin alati, et jätke mind siit jutust välja, et minul on ema ka veel noor, et mina ei ole veel vana inimene, ma ei kavatse niipea vanaks saada ka veel. Mõte ju sellel meie podcastil ongi see, et läbi lugude anda inimestele seda motivatsiooni, et proovida asju. Sest mina tean seda, et minu elus on asjad siis paika loksunud, kui ma olen hakanud katsetama. Ma just ise mõtlesin, et mis mind ennast siis hirmutanud on, et miks ma nagu ei ole tahtnud öelda varem üldse, mõelda isegi selle peale, et ma olen 50, et arstilegi sai öelda, et ei, teil on mingid valed andmed seal. Mina olen ikka 39 kõige rohkem.